tule siiapoole. Kui enne. Kõveram kui enne või? Kõvem. Kõvem kui enne. Sina tule siiapoole. Vaata. Ja mis sa nüüd minna? Vaata peldikut. Ühesõnaga, me teeme kokku 4 peldikut. Pole kunagi varem peldikut teinud. Aga esialgu tundub küll, et tulevad päris vägevad. Igale peldikule on oma nime vaja. Nii et kui on nüüd mingeid nime ettepanekuid, siis võiks pakkuma. Miks see peldik on eriline, on sellepärast, et tal on nüüd selline tugevduspulk siin keskel, taga seina keskel. Et asi oleks nagu vägevam. Saab teha ka ilma tugevduspulgata. Suure tuulega. Me oleme nüüd jõudnud külgede peale. Ja vaata, kui sa siit nüüd vaatad, eks ole, siis siin on nagu 2 varianti. Et kas, tule siia poole, et kas nüüd jätta sellised vahed sisse, et käiks õhk läbi, samas oleks näha seestpoolt välja, väljapoolt sisse ka. Teine variant on, võib-olla mõned inimesed häbenevad, et altpoolt on üht-teist näha, eks ole. On kallim kraam inimestel, et siis võib-olla panna see alumine ots kinni, et jääb ainult ülemine osa näha. Inimene saab välja vaadata, inimestega suhelda. Aga samal ajal on siin jälle see oht, ja siis üks variant, mida siin pakkus Ilmar välja, on see, et paneks ainult ülemise osa kinni. Et võib-olla mõnel on huvitav nii, et altpoolt on käib õhk läbi ja ülevalt jälle pole samas näha, kes seal toimetab. Kuigi all on jälle kõik selge. Aga tundub, et kuna meil on piisava pikkusega laud, siis me ikkagi teeme sellise variandi, et me katame ära vähemalt selle peldiku puhul nii alumise osa kui ülemise osa, aga siia päris tippu. Ütleme, kui tuleb ka selliseid korvpallimängijaid meile, kes on ikka 2, see tala on siin kuskil 2 meetri peal, et kui tuleb ikkagi 2-10 mees või 2-20, siis tema saab rahulikult püsti seistes välja vaadata ja eks. Aitäh! Kuulad, jah? Kuulen. Selle peltaga on nüüd niisugune lugu, et kuna me leidsime päris vana tsaariaegse peldiku ukse lauda katuse alt, siis me võime seda nimetada praegu põhimõtteliselt vana tsaariaegse kempsu renoveerimiseks. Meil on siin originaalinged, näed, nii need kui need. Ja kuna me üles lõime juba sellist värsket eurolauda, siis nüüd me eemaldame selle ja läheb siia ka 140 aastat vana tsaariaegne laud üles, eks. Kui ta pidi, seda me veel vaatame. Ja ka link on muideks veel ristirüütlite ajast. On käsitsi tehtud sepatöö. Nii, see on valmis. Siin ei ole enam midagi. Ühesõnaga, esimene hääkoht on valmis. Põhimõtteliselt taastunud tsaariaegse peldiku karkass on euro, aga esiots on tsaari. Nii et 14. juulil näeme, raisk.